Tere, minu nimi on Aet. Ma töötan Tartu Ülikooli Narva kolledžis avaliku halduse õppejõuna, ent olen varem töötanud ka ühiskonnaõpetuse õpetajana. Lisaks sellele olen ma üks väga suur e-riigi fänn. Loomulikult on e-riigi fännid kõik ka e-riigi akadeemias töötavad inimesed. Vaadates, mida võiks e-riik meile anda ja kui palju me tegelikult oleme valmis seda kasutama ja igapäevaselt rakendama, nägime, et on vajadus õpetada noortele, ent kes õpetaks noortele, ikka õpetajad, ehk siis oleks vaja ka õpetada õpetajatele ja loomulikult oleks vaja õpetada ka kohaliku omavalitsuse ametnikele, et kuidas siis kogu e-asja ajamine võiks teha meie ühist elu paremaks, lihtsamaks, et me raiskaksime vähem aega, raha ning kulutaksime aega ja energiat palju olulisemate ja väärtuslikumate asjade peale kui lihtsalt üks asja ajamine. Seega me vaatasime üle põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, mida seal räägitakse e-demokraatiast, e-kodanikuks kasvamisest. Arutasime õpetajatega, arutasime ametnikega, kogusime kokku nii palju kui suutsime olemasolevaid õppematerjale, tegime natukene lisaks õppematerjale, erinevatele e-riigi vahenditele ja videoklippidele sai tehtud juurde töölehti. Miks me seda tegime? Me ei arva, et õpetajad oleks rumalad ja seetõttu ei õpetaks lastele, kuidas e-riigis hakkama saada. Me lihtsalt tahame aidata õpetajaid, sest näeme, et ühiskonnaõpetuse aine on nii kirju ja nii paljusid erinevaid valdkondi endas hõlmav, et üks õpetaja ei suudagi olla kõiges nii sügav spetsialist ja tal ei jätku lihtsalt aega ja energiat kõigi valdkondade jaoks oma isiklike õppevahendite väljatöötamiseks. Seega püüdsime natukene aidata. E-riigi akadeemia kodulehelt ega.ee leiate e-kodanikuks kasvamise teejuhi ja seal on kõik need videoklipid, õppematerjalid, töölehed. Kui teil vähegi tekib mõtteid, kuidas seda keskkonda saaks veel paremaks teha, kui teil on mõned oma õppematerjalid, mida te oleksite nõus jagama kolleegidega, siis palun võtke ühendust, jagage oma kogemust, oma teadmisi, sest töötame ükskõik kui idealistlikult ja sinisilmiselt see ka ei kõlaks. Me töötame ju meie ühise armsa Eesti nimel.